pärast seda, kui oleme õppinud kuulama. Pärast seda, kui on austatud nõusolekut, on veel üks samm, lubada üksteisel muutuda ilma hirmuta. Me lõpetame vanade lausete kordamise. Me lõdvendame nimesid, mille andsime üksteisele. Liiga vara vanem laps, tugev katkine. Me lubame loole jätkata iseenda kirjutamist, sest armastus, mis inimesi tarduma paneb, ei ole kaitse, see on hirm tuttavas riietuses. Perekond ei ole roll, mida peab mängima. Perekond on koht, kus sul on lubatud kasvada iseendast välja, muuta suunda ilma vabanduseta, tulla tagasi juba teistsugusena. Toetus ei ole nõuanne, mis antakse liiga kiiresti. See on lähedal olemine, kui keegi õpib oma raskust tundma. See ei ole ütlemine, mina tean paremini. See on ütlemine, ma usaldan sind õppima. Me ei kiirusta kasvu, me ei häbista viivitust. Igal kujunemisel on oma aeg. Perekond ei ole päästmine, perekond on kõrval seismine, mitte inimese väljarebimine tema võitlusest, vaid kindlus, et ta ei ole üksi selle sees. Ma ei astu sinu sisemisse tuppa ilma koputamata. Ma ei nõua ligipääsu sinu valule. Ma austan sinu vaikust sama palju kui sinu sõnu. Nii hoitakse elus väärikus. Kui piire ostetakse, kasvab usaldus juurtega. Kui individuaalsus on kaitstud, süveneb side. Nii muutub armastus turvaliseks. Perekond on ruum, mis ei tõmbu kokku, hool, mis ei neela, armastus, mis püsib soe, põledamata. Sellisest kodust lahkuvad inimesed tugevamana, mitte süüst lojaalsed, vaid valikus seotud. Nad tulevad tagasi vabalt või käivad oma teed ja mõlemad teed on õnnistatud. See on perekond, mis jääb mitte täiuslik, vaid teadlik, mitte vali, vaid usaldusväärne. Paik, kus tõde võib kasvada ilma sunduseta. Ja kui see kodu tundub kord jälle kitsas, meenutame, meid ei hoidnud koos seinad, vaid austus.